Oh, Märt, me magasime sisse. Nice, mis kell on? Reivo, me magasime sisse. Peame käbe ja lesta tõmbama. Kuhu? Mitte kuhugi. Ta praegu juhtus niimoodi, et Sergo siin möllises kõigiga. Läks oma hämakisse ja karma kohe tõmbas ja Reim läks katki. Ta on karvana. Siin oli metallklamber. Magus. Aitši. Ai väled, me metsavennad oleme. Ei ole näha ju. Power! Itsil on! Aha. Me oleme parkuurijad, me läheme üle aia. Või siis me oleme nii paksud, et me surume selle aia maha. Vai float. Step-out on parkuuri ema. Võrdleme siin seljakotte. Seljakotti tühjaks ja oma asjad teise kotti ja venad on hämmingus, nad ei saa aru, et mul on liitreid vähem seljakotil. Aga kui paned asjad sisse, siis ruumi on täiega rohkem kui neil. Seleta seda. Põhimõtteliselt me ei saa aru, kuidas liitreid mõõdetakse. Meil on siin 3 erinevat Primust. Panime kõigisse pool liitrit vett ja proovime, milline läheb kõige esimesena keema. Mul on siin mingi MSR windboiler 119 €. Soodukaga. Mul on siin eBay stuff. Primus ise oli mingi kõva 5 € heal juhul. Potid olid umbes 13 €. Mul on Jetboil. Maksis 120 € äkki. 3, 2, 1. Jäin karvadest ilma jälle natuke. Mis probleemid oli stardil? Vale start. Esimest korda nagu ei tahtnud süttida üldse. Ja kui süttis, siis võttis natuke mu käekarvu kaasa. Gaas oli liiga lahti. Kommenteeri, mis oli su probleem? Sa ei saanud kohe, ma nägin kohe käima. Ei saanud. Miks? Ma pean süttama. Mul ka keeb. 2,5 minutit läheb käima. No vaata, mulliseb juba. See on ikka keemine juba. See on juba keemine, jah. Meil Sergoga läks samal ajal 2,5 minutit aega. Teemal võttis 4 minutit aega. Ära jätta prügimetsa. Kui sa valid Primust nende 3 vahel ja sul ei ole väga raha ja sa ei taha lihtsalt kulutada esimese pauguga, siis pigem Reimo eBay variant. Aga kui sul on mingi sotike panna, siis minu ja Sergo omast pigem Jetboil. Back on the road! I see energy, man! Oleme nüüd tagasi selles suunas, kus me muidu liikusime kogu aeg. Ehk siis viime vaikselt oma... Ehk siis teekond läheb tagasi lõunasse. Siis meil paari päeva pärast on bussiga vaja minna tagasi lõunasse. Veitsime vett! Soolane. Ui. Me ei leid vett.
sealt see pesuvesi tuleb. Äge, ma teen 3 kuud. Ai, Reis! Yeah, boy! Reimo Reis! Ei, Reimo koolis! Reimo koolis! Ai, Reis! Pold! Kasuge mu kodust. Ja nii see inimene tuligi. Ma just tahtsin öelda, et päris julge peab olema, et oma kaamera siia jätta ja siis ära minna. Aga nii saab ilusad kaadrid. Ja siis jääd kaamerast ilma. Ma perché ce non? Ma perché dobbiamo dargli il colpo? Ma perché c'è un Allora dacci la palla, almeno. No. No, la palla, te la Ei no sokker paneb põlema ikka. Tule kõik vaatasid siia, kui sokker ütlesin. Head keerasid. Mis jääd ennast patsite? Mingi tuled reisile ja mingi 50 passile. Mõtlete tunned või? Kas ma tunnen kadumuse mõõtu? My time to shine. Märkab meie kahe selle. Põhimõtteliselt mängu nimi on Itchy Nitchy Nun. Oli Itchy Nitchy Nun? Itchy Nissan. Itchy Nissan. Kunagi hiljem seletan. Itchy Nissan. Ma alustan. Net. Ta kõik on jah. Ta on jälle out. Jah. Me oleme tagasi üleeilsesse magamiskohta, sest noh, kell on juba palju ja pime on ja mõtlesime, et äkki läheks mingi uut magamiskohta, võõrasse kohta otsima. Reimo, kuhu lähed? Pissile. Igal juhul me jääme siia heina sisse praegu magama. Ja täis taevas ja muidugi noh. See öö ei olnud tegelikult kõige mugavam. Magasime mingi kallaku peal ja niiske oli. Voi Manfredonia adesso? Manfredonia? Andate in Manfredonia? Bus? Teist korda niimoodi, et küsid suunda ja siis mingi vanamees ütleb, et tule, ma näitan, jalutame. Ja see on normaalne. Täna bussi ei lähe. See on normaalne. Ega see ei keera meil plaane mitte üldse pekki, sest et meil polegi plaane. Selle võtime loom.
seljakott on 13 kilo. Siin võib kartuleid maha panna. Loodan, et siin künka taga on meie magamiskoht. Kuidas seal on? Siin on üks tipp. Veerand. Üks pinna läbi vee. Külla kanju. Täna me magame siin. Turist. Teine turist. Kolmas turist. Ta turist. Nagu nii kaugele nägi. Või siis vaatad lihtsalt liiva. Pesupäev. Magedat vett mingi 100 aastat näinud. Mis hea on. Nad siukest vaatepilt iga päev ei näe siin, ma arvan. Rahvas, pange like, kui teile meeldib see, mis te näete. Saad aru, mu vaatuskondades 70% on meesterahvas. Sergo telefoninumber descriptionis. Kui kohta valitakse, siis ilmselgelt minu peale ei mõelda ju. Äkki läheks üldse tuuletunnelisse proovima? Jaa, odav on küll, aga see on üks miinus. Jetboil, official sponsor. We wish. Reimo Kole. Ma ei ole Ossi Küki vend, ma ei ole nii Oss lihtsalt. Jube tuuline on, aga see tuul on mõnus. Hästi soe. Tripod ju. Where is my tripod? That's it, done. Miks? Ma ei tea. Siit on näha, miks see poiss võitis. Vaatake neid jalajälgu. Siin on näha jalajälg, joon ja siin on maa, kust lendab liiva siiamaani. Nüüd kui tuleme Märdi juurde, jalg maha siin, liiva lendab nii kaugele. Kuidas Sergo naiste järgi läheb? Jaa. Lähme Reimoga vaatama, siin on üks baar. Mingi äkki saab pitsat või midagi. Aga vahepeal pani mingi Penskar mu päikeseprillid tuuri. Ma jätsin need vedelema ja siis ta pani tuuri. Oh, hüpe! Excuse me, how long are you open? 8 euri pitsa eest on tegelikult normaalne pitsa hind. Aga meie päeva söögieelarve on mingi 8 euri või vähemgi. Pole päris kindel, mis me teeme, et kas me lubame luksust endale nagu korra siin 2 nädala jooksul või mitte. Samas tahaks täiega. Ma näitan teile kohe ära, kus me õhtul magame. Nii. Seal on väiksed puud, magame seal. See koht, millest ma päeval rääkisin, see väga ei sobinud.
Sergo on kadunud. Sergo! Pole ammu midagi teistsugust saanud. ja vaheldus nuudlitele ja Lõpetame siit tänase päeva ära. Aga nende restodega on see, et maksad suurt raha, aga Sometimes lose, always win. sometimes lose, always win. Varastad vetsupaberit ja sööd nüüd kõik saiad ära ja kõik lihtsalt. Nett ja kõik.